Järgmine harjutus on küljed küljele hüpped. Tood hooajala tagant risti ja hüppad küljele. Jälgi, et sa hüppaks kaugusesse, mitte kõrgusesse. Hüppa täis tallale ja proovi säilitada tasakaalu. Hea keha asendi saavutad siis, kui hoiad hüpete ajal vaate otse. Järgmine harjutus on meil käärkükk. Õige asendi saavutamiseks tee pikk väljaaste ja jälgi, et mõlemad põlved oleks 90-kraadise nurga all. Ja nüüd tuled sellest asendist püsti. Jälgi, et su õlad ei vajuks ette, vaid oleks sirgelt. Järgmine harjutus on Rumeenia jõutõmme. Seisa jalad õlgade laiuselt kangi alla. Raskus on kandadel. Võta kang kätte põlvedele. Hoia korseti lihased pingutatud ja puusad vajuvad taha, kangi langetad alla. Jälgi, et kang liiguks võimalikult jalgade lähedalt. Järgmine harjutus on topispalli viskad küljele väljaaste põlvituses. Selle harjutuse sooritamiseks on sul vaja esmalt minna väljaaste põlvitusse niimoodi, et üks jalg on täistallal ning teine põlve peal maas. Palli viskad sa koos kerepöördega ning kui sul ei ole võimalik visata seda palli vastu seina, leia endale paariline, kes on nõus palli püüdma ja sulle tagasi viskama. Järgmine harjutus on kaldpingil rinnalt surumised. Selleks läheb sul vaja lamamispinki, kus sa paned kalde 45 kraadi ja 2 hantlit. Toetad selja vastu lamamispinki ja hakkad hantleid rinnalt suruma sirgeks. Oluline on, et tõmbaksid abaluud vastu pinki. Töötavad eelkõige rinnalihased ja õlalihased. Järgmine harjutus on ülevedu. Selleks läheb meil vaja lamamispinki ja hantlit. Viska pingile selili. Ja nüüd sirgete kätega hakkad hantlit üle pea vedama. Harjutus mõjub põhiliselt õlavarre kolmpealihastele ja venitust tunned ka ülaseljas. Hantli hoie võiks olla selliselt, et käed on hantli pea küljes kolmnurkselt. Jälgi, et su pea oleks toetatud. Järgmine harjutus on istes kerepööreteed raskusega. Jälgi, et sa istuks väga sirge seljaga, et selg oleks kumer ja hinga keskel sisse ja vii välja hingamisega raskus küljele. Jälgi, et raskus puudutaks maad. Järgmine harjutus on täiesti klassikalised toengus, kätekõverdused. Siinkohal jälgi jälle, et sa ei laseks seljast läbi, keerad vaagna näo poole, kõhulihased pingule ja pingutad tuharalihaseid ka.